like we play. We be us. We be special. We step later. We finish strong. From the top. One, two, three. KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi Ülar ja minuga siin täna Ott Erik. Tervist. Ja Ott sai lõpuks fucking touchdowni. There we go. Jah, nüüd ei ole mitte lihtsalt Ott, vaid nüüd on touchdowni Ott. Nüüd on touchdown, nagu sa ei ole kunagi varem oma elus ühtegi touchdowni püüda. No ausalt öelda, ega kohati nagu natukene oli siuke tunne siis, kui tiimikad tulid ja ütles, et näed, et kuradi lõpuks ometi särki. See oli küll siuke tunne, et nagu, et ma ei tea, et nagu eelmine aasta panin 3, et nagu ma olen varem skoorinud küll, et ei ole nagu siuke asi, et ma kuradi 5 aastat olen loodanud selle. Et see ei ole nagu mingi maailma ime, on ju. Nagu, jah, et see ei ole nagu see, et et make a wish kid pani kuradi. Ja nad ei pannud. Ja. Või et ma oleks nagu mingi jubedalt pinda käid kõigile, et kuulge, et please anna palli, vaata. Ja siis lõpuks sai, nüüd jätab rahule inimesed. Ehk siis täna teeme vist viimase ainult Euroopa episoodi, sest et Otil on veel ainult 1 mäng regular seasonis ja see on 2 mängu veel mängida kuni finaalini. Ott saab finaali, no worries. Aga need me teeme, siis ma lõikan need tavalise episoodi alguses, ma arvan, teeme lihtsalt sektsioonid. Ja siis mul läheb veel aega, mul on veel 2 nädalat regular seasonit, siis mul on veel 3 raundi play-off, et mul on veel tahu ja aega. Sest et nüüd see NFL on ka peale tulemas ja meil on siin päris palju episoodi, mis vaja läbi hüpata ka, et siis saame nagu, ma panen episoodi algustesse ja nagu eraldi sektsioonid, sest et Ott, ma arvan, järgmine nädal me peame tegema poolfinaali preview sooga ka, on ju. Sobib. Ja, et sest et teil tuleb suur mäng Rainiga. Kas teil üldse, ma tean, ma rutan ette, aga teil ei ole võimalust ju vahetada, on ju, sest ma nägin kodulehe, nad juba ütlesid, on ju. Okei, kui sa võtad konverentsi, see on siiski koduväljak ikka, jah? Jah. Okei. Ainukene võimalus on võib-olla see, kui... Või no kui nad kaotavad ja te võidate, siis teil on rohkem võite ju. Ei, ma mõtlen lihtsalt seda, et ma mõtlesin seda lihtsalt, et äkki meil on võimalus veel nagu enda konverentsis SA olla, vaata. See oleks ainukene võimalus, kuidas me ülespoole saame minna. Minu arust konverentsi võitjad on kindlalt nagu 1 ja 2 seed. Okei, no oleks ka loogiline ka, aga teil ei ole ju vist teie punktide vahe, eelmine kord nad võitsid teid suuremalt kui teie, on ju? Ja. Pluss nagu minu arust kokkuvõttes ka on rohkem punkte kui meil. Okei, aga lähme siis. Ja on küll jah, 499 versus 410. Okei, aga lähme siis AFL-i juurde, Oti viimase 2 nädala juurde, et viik 12 siis nüüd juba praegu 2 nädalat tagasi oli siis võib-olla juhtus, ma ei terve liiga peale kõige suurem üllatus tegelikult. Võib-olla tegelikult oli ikkagi, ma ütleks küll, et kõige suurem üllatus see aasta. Ma ütleks, et selle aasta Euroopa jalgpalli kõige suurem üllatus. Ma ütleks lausa niimoodi. Kui see oli ka päris üllatu, kui Nordic skooris lihtsalt kordi ma jättis 0 peale Müncheni põhimõtteliselt vahepeal seal. See oli juba päris suur üllatus, aga jah. Aga München ju ei mänginud mitte ühtegi starterit ju. Oli või? Sa ei teadnud? Ma ei pannud just tähelegi tegelikult, jah. Ja, 55-0 võitis ju Nordic võitis Münchenit, aga see oli see mäng, see oli regular seasoni viimane nädal. Aha. Ja München lihtsalt ütles, et me ei mängi oma startereid. Mitte ükski starteri mänginud. Makes sense. Ehk siis see, et Oti meeskord Worklow Panthers võitis siis Vienna Vikingsit 34-31 2 nädalat tagasi on siis Euroopa jalgpalli kõige suurem üllatus. Siiamaani. There we go. Mis meie jaoks nagu nii tohutu suur üllatus ei ole, aga ma saan aru, et see on nagu tiimi väliste inimeste jaoks on suur üllatus. Ja. Mis on nagu kohati mõistetav, sest et me ei ole mitte ühtegi. Wroclaw oli varem täpselt 1 korra võitnud Viini ja see oli samamoodi mingi viimase nädala mäng ja Viin oma startereid ei mängitanud. Okei. Ja see kord te võiksid Viinis ka, mis on üks keerulisem kohti, kus mängida on. Ja mäng oli üldse nagu, kuule ütle mulle, poolaeg oli 28-20 Viin juhtis on ju. Ja siis teisel poolel nad skoorisid ainult 3 punkti, te skoorisite siis 14, siis 2 touchdown'i on ju. Aga mis seal juhtus? Nagu mis Viiniga juhtus teisel poolel? Mis te kaitsest muutsite? Ma kaitse koha pealt ma ei oska mitte midagi öelda. Aga mis sul silma jäi nagu? Või mis seal üldiselt nagu flow'ga juhtus? Seal oli veel huvitav asi omakorda see, et ju me saime just
samal päeval endale uue Ameerika DB. Tüüp mängis esimest korda. Ja siis oligi see, et teisel poolajal mulle tundus, et ta sai nagu skeemile paremini võib-olla pihta, sest et esimesel poolajal teda veits peedistati nagu. Kas tal ühtegi trenni polnud enne mängu või? Mitte ühtegi. Mitte ühtegi tüüp tuli otse mängule. Okei, aga mis Tony Richardsoniga siis teie varasema ta pidi pere probleemide pärast koju minema, see oli official öeldud. Jah. See oli päriselt ka nagu, mis juhtus. Okei, hästi. Et ta ju tegelikult mängis hästi terve hooaja lihtsalt. Ei, mängis väga hästi ja nagu veits oligi see, et natukene nagu üllatav, et ta lihtsalt niimoodi paugust nagu lahti lasid, sellepärast, et ta pidi nagu ühe mängu vist vahele jätma. Ta pidigi minu arust Londoni mängu nüüd vahele jätma. Et siis nad lihtsalt lasid lahti taga. Aga igal juhul teilt saite uue Ameerika corneri, kes tuli... Ta ei ole tegelikult corner, mängib nickelit tegelikult. Või on tegelikult safety. Aga nüüd eile mängis safety't näiteks. Okei. No tegelikult see annab rohkem flexibility't, vaata, kui mängib boksis ja safety peal ja corneri peal ka. Aga Viiniga siis teisel poolel teil oli seal paar head play'd ja te võitsite päris nagu, mitte veenmalt, aga ikka ei võitnud nagu viimase sekundiga, aga kõige naljakam stats selle juures on see, et nagu Viini meeskond ise ründes jooksis 43 korda 322 jaardi, ehk siis nad jooksid nii palju kui tahtsid suht nagu üle ja ümber, aga nad suutsid ikka ainult 31 punni kokku panna. No see on selles mõttes sõge jah, et üldiselt on minu arust, keegi ütles mingi üks reegli ka minu arust, et kui sa üle 300 rush'id, siis sa nagu põhimõtteliselt ei saa kaotada jalkamängu nagu. Jaa. Päris loogiline oleks ju, sest et sa kontrollid aega pluss veel ju sa oled nagu ilmselgelt sa skoorid palju punkte siis vaata. No just. Okei. Et ja ma ei tea jah. No kokkuvõttes on see, et või tähendab ründe poole ma võin niimoodi öelda, et meie ründekoordinaator sai lõpuks aru, et Ferrari'ga ei saa samamoodi sõita nagu tangiga. Hea võrdlus ikka väga. Ja tangiga ei saa samamoodi sõita nagu Ferrari'ga vaata. Jaa, okei. Et kokkuvõttes on see, et kui meil on nagu süke nagu tiimründes, kes on võimeline mängima täpselt nagu ülikõrge tempoga rünnet ja põhimõtteliselt nagu kõigist lihtsalt nagu lihtsalt ära kestma nagu kauem kui vastaste kaitse ja pluss ongi see, mida ma olen kogu aeg maininud ka, et meil on nagu üliühtlane level wide receiver play osas. Jop, millest me oleme rääkinud terve hooaja jooksul nagu. No just. Et siis ongi nagu see, et kuigi Tomlin on nagu harjunud mängima, täpselt sükest nagu, nii nagu tangiga sõidad, et vahet ei ole, anname lihtsalt korradi backile palli 12B ja sõidame lihtsalt vastastest läbi, vaata. Jop, jookseme hästi palju on ja. No just, et nüüd tal on nagu see, et nüüd tal on järsku Ferrari, et siis mulle tundub, et nüüd ta viimase mingi paari nädalaga on nagu aru saanud, et mis tal nagu käes on ja kuidas sükest rünnet nagu... Statistiliselt naljakas nagu, te jooksite kokku meeskonnana 37 rushing yardid. Muidugi Brosovski on väljas, on nüüd Euroopa üks parimaid jooksjaid on eriti homegrown üldse. Aga 37 yardid, milles 37 yard oli siis quarterback endamad. Et nagu, mis quarterback põhimõtteliselt jooksis... running back'id ei jooksnud mitte ühtegi yardi või? No jooksid küll, aga mingi 8 oli vist Vohil, kui ma eksi. Ja. Ei, aga mina ise nagu väljakul olles, ma mäletan, et kooliti täpselt äkki üks running play või? Niimoodi või? Mis oli nagu designated running play. Okei. Aga... et see, et me lähme kindlasti blokkima, et seal ei olnud mingit RPO-dega mingit sükest asja nagu taga. Kui palju ma tahtsin seda küsida nüüd, vaata, te saite Fryer endale on ju quarterback coach'iks, receiver coach'iks, see on juba 6 aega tagasi äkki või? Kui palju, mis sa arvad, kas äkki Tomlin kuulab teda rohkem või midagi sellist või? Ma usun küll, jah. Tomlin, seal on vaata ka see, et ei saa nagu väga, kui sul on Mike Harley, kellel on 21 receiving touchdown'i minu arust see aasta. Ja võib-olla küll, ma kohe tšekin. Ja siis sul on, Juan on ju, kellel on, ma ei tea, mingi 7 või 8 touchdown'i äkki juba või? Katsperil äkki mingi 5 või 6. Otil on 1 nüüd. 2 ja mul 1 on ju. Et siis on nagu väga raske midagi öelda selle kohta, et ära viska palli, vaata.
et noh, naljakas nagu ongi see, et kogu aeg heideti meile ette, et te nagu ei suuda perimeetril blokkida ja sellepärast nagu me ei saa normaalselt nagu visata palli. Nagu mida asja, vaata. Ja nüüd ongi see, me 0 korda jooksime palli. Konkreetselt 3 korda jooksime minu arust Viinis palli. Ja üks oli see nagu eelviimane play, millega me touchdowni tegime. Ehk siis nagu tavalises nagu ründes me tegime 2 ründeplay'd ja me tegime Viinile ära nagu. Või 2 jooksuplay'd ja me tegime Viinile ära. Ehk siis et nagu et kui me suudame nagu Viinile puhtalt passingus ära teha, puhtalt passing play teha. Ainult siis nagu usu mind nagu perimeeter blocking ei ole probleem. Et miks rünne ei jooktud alguses. Ja seal on, nagu ma olen varasemalt rääkinud, et ründeliin ei ole ka väga hästi mänginud, vaata, et nagu see on olnud nagu nõrkus ka ründas on ja kõik need asjad. Aga lõpuks, mis see, Karli seal oli Läti defensive end, keda siin paljud Eesti kutid said tundma õppida siin märtsikuus, kui meil oli see camp, on ju, Tartu Titans ja terve Baltikumiga, on ju. Siis tal oli interception seal, mis on nagu söge play, see nagu Brandon Osmini vastu ka veel, mis on crazy nagu minu vingeva venna vastu, kes on mängis potsa minuga pikalt. Ja see oli nagu söge play, on ju. Aga see oli teisel poolel. Ja see oli teisel poolel, see oli niimoodi, et aga Ben Holmes viskas talle konkreetselt palli lihtsalt kõhtu nagu. Jah. See oli nagu kõige naljakam interception nagu ever. Ma ei ole veel näinud, et selline mängujuht ka nagu Ben Holmes lihtsalt võtaks ja viskab palli nagu kaitseliini tüübile kõhtu nagu. Jop, et kui sa saad kinni ja püüa. Karlis ei pidanud nagu midagi tegemagi, ta ei olnud seda, et ta oli nagu õigel ajal õiges kohas või luges kuidagi nagu juba hästi mängujuht, ei, ta lihtsalt pall kõhtu nagu. Aga tingitused olid vara see aasta tundub, on ju, augustikuus juba, on ju. Aga kui sa püüad kinni selle ja see oli väga tähtis play ka terve ründe jaoks, on ju. Aga kuidas see, sa jäid ju tegelikult Viini, sa ei läinud koju, on ju. Aga selles mõttes, kui sa tahad küsida, kuidas tagasitee oli, siis lugusid oli sealt kõvasti. Äkki oli jah? Teed bussiga ju, on ju? Bussiga, jah. Okei. Üks bussiga. Ei, 2. Läbi terve öö sõitsid. Ja see oli õhtune mäng ju. No just. Jah, need on need momendid, mis on kõige lahedamad üldse nagu hooaja juures, nagu kui siuksed võidud ja eriti vaata võõrsi väljakul, mitte kodus. Meil peale mängu ikkagi läks seal riidekas ka ikkagi norm pidu lahti. Ikka normaalne. See oli väga vinge saavutus, see oli väga vinge mäng ka nagu, et kõik mängisid hästi, tundub, et te hakkate õigel ajal soojaks minema nii-öelda, sest et see nädal ka, kui me vaatame nüüd see, mis oli siis eile oligi mäng pühapäeval. Võitsite siis London Warriorsid, kes on siis 4. asetus play-offiks, ehk siis viimane meeskond, kes saab play-offi, mängib nüüd Viiniga on ju siin 2 nädala pärast. Te võitsite 41-0 vaata kodus ja te võitsite esimesel poolel skoorisite 41 punkti, siis liiga helistas ülevalt ja kui ärge rohkem pange. Nojah, sest et Jameson lihtsalt võeti välja nagu teisel poolel. Võetigi pool ajast välja juba või? Ja. Tegelikult oli see, et kohati nagu mõeldi seda, et üldse Jameson ei mängi. Et lasta siis Hispaania kutil on ju? Ja Diegol mängida, aga siis kuna Diego oli nädala alguses haige veits, siis oli see, et siis me ei saa nagu panna teda lihtsalt niimoodi terveks mänguks vaata. Okay. Ja siis ikkagi Jameson mängis, ma arvan nüüd Berliini vastu, ma ei usu, et Jameson üldse peale pannakse. Ma tean, et ta tahab kindlasti mängida. Ma tean, ta kindlasti tahab mängida, sest et talle on nagu liiga MVP tiitel ülioluline nagu personaalses plaanis millegi, nagu selles mõttes. Ta on seda öelnud mitu korda. Ja siis, et ma usun, et ta ikkagi võib-olla mingi, ma ei tea, 2-3 drive'i võib-olla mängib. Aga et ma ei imestaks, kui ka öeldakse lihtsalt, nagu Trenks ütlebki, et me lihtsalt ei pane siit mängu nagu. Me ei pane siit isegi rosteritse. Eks otsus tuleb siin homme täna juba tegelikult. Sest, ja see samamoodi Mike'iga, et ma ei imesta, kui Mike ei mängi see nädal. Kuidas sul muidu viimased 2 mängu nüüd game that time'iga üldse on nagu protsendiliselt umbes või? Nüüd ju nii see, tead pulli. Meil sai see Canada Titan vigastada. St. Pierre on jah? Ja St. Pierre sai vigastada, tal on õlg natukene, õlg ikka on suht nagu pahasti, et ma usun, et ta nagu Düsseldorfis saab mängida, aga eile ei mänginud ja ma ei usu, et ta Berliini vastu ka kindlasti mängib.
okei , ja siis meil oli back-up tight end sees ja tüüp sai, ma ei tea, 3. play'l vigastada eile või? niimoodi või ? ja, aga me olime nagu varem juba plaaninud, et davai, me jookseme nagu 10P-d ehk siis on 1 running back ja 4 receiver'it. okei , No ma arvan, et noh, see on ka siuke asi, ma arvan, mis meie võiks olla nagu meie trump, sest et noh, leia nagu secondary liigas, kes noh, okei, sa paned 2, võib-olla isegi 3 receiver'it nagu suudad nagu skeemiga kinni panna. Aga üks tüüp peab ikkagi kuidagimoodi mingi linebackeri või mingi asi, noh, kellegi vastu nagu. mingi mismatch on kuskil alati niimoodi . Mingi mismatch on iga kord olemas ja kui nad 8 tüüpi nagu dropivad, siis me viskame lihtsalt flat'i running back'ile. Ja ongi kogu moos. Ja nagu, noh, see on jälle siuke nagu lisakeer, mille üle mul on nagu ülihea meel, et on nagu aru saadud, et siuke asi nagu töötab päriselt meie ründe puhul nagu. okei , mis ideaalis peakski olema ju noh, teie tugevus, millest me pikalt rääkinud ka. Just. Aga siis sellest 10P-st mina mängin siis nii-öelda seda nagu tight endi asendust nii-öelda. okei , slotis siis on ju? Slotis jah. Ja siis ja noh, kui on siis kui on vaja kedagi nagu siis liini külge nagu panna, siis olen mina see, kes sinna liini külge pannakse. Ja siis oligi tead, et noh, siis kui kolmapäeval tegime trenni esimest korda, siis Karlis tuli peale trenni ja küsis minu käest, kuule Ott, et kuule, kas sina nagu chipid mind sealt kõrvalt või? Tüüp oli nagu, sest et noh, terve trenn nagu kui on mingi siuke play action või mingi siuke asi, siis ma kõigepealt pean chippima ja siis lähen flat'i. Ja siis oligi, et kurat, nagu kogu aeg mingi tüüp oli kusagilt nagu. Kärbes mind nokib siin kogu aeg. Kärbes kogu aeg nagu nokkis sealt kõrvalt just. okei, no see on ju hea ju. Ja eile ka siis noh, räägiti terve nädal, et Londonil nagu 2 väga head defensive endi on ju. Ja siis oligi, et mingi jälle mingi play action värk ja siis Ott, kuule, püsi sees. Püsi nagu protection'is. Ma olin ka nagu, no olgu. Siis Tomlin enne mängu seletas ära, et kui me jooksime powerit, siis keda blokkima pead. Enne mängu või? Ja. Power, counter ja... sa mängisid siis puhast jõud ju, nagu Y-off'i, nagu tight endi. No jah. Ja oligi siis split zone'id ja mingid siuksed asjad seletas ka ära. No õnneks ma seda kordagi tegema ei pidanud, aga... Lihtsalt advice. Go as low as you can, nii madalale kui võimalik. Ei vaata, see kui ma pean nagu... Noh, okei, J-blockiga ma usun, ma saan hakkama, noh. Noh, et ma korraks nagu saan selle venna ikkagi nagu... et mul saab running back nagu tagant kusagilt läbi joosta, vaata. Ja noh, okei, counteriga on nagu see, et noh, okei, ma võin liidida sinna auku, noh, ma ei luba, et ma sealt august nagu full läbi jooksen, aga noh, okei, tüübi ma ikkagi nagu ära hõiman, on ju. Kurat, kui sa mind split zone'i paned jooks, ei soovi, aitäh. Ma pigem noia. Teine poolne defensive endi, ta üldse ei blokitagi, eks see Oti töö selles rollis olekski minna ühelt poolt formatsiooni teisele poole joosta nagu ja ta siis maha, nagu kick out'ida nii-öelda, maha võtta. Selle mõte ongi see, et tihtipeale kaitseendid ei näe seda, siis ta tuleb teiselt poolt formatsiooni vaata. Et see on see trikk on ju, aga kui ta näeb, siis on nagu ai. Ja siis ta lihtsalt paneb õla alla ja siis ta paneb selle 50 lisakilo maksma lihtsalt. Ja 50 on võib-olla hästi, ja süke 50 kilo võib olla küll erinevus. 40-50 kilo tuleb sealt ikkagi nagu klõmm lihtsalt nagu seina jookseks konkreetselt. See ütles, et nagu you have to take one for the team, you know. ei, sorry, split zone'i mina ei jookse. Aga selles, see on ju hea, noh, rohkem 10 personnel on siis 4 receiver't, 1 running back, ehk siis kui sa oled 11 personnel, 12 personnel, esimene number on mitu running back'i väljakul, teine number on mitu tight endi väljakul ja siis ülejäänud kõik receiver'id, sest me teame, et sul on ainult 5 eligible võib olla Ameerika lihtsalt selle järgi. Kui sa kuuled seda NFL-is ka, et on 11 personnel on siis 1 tight end, 1 running back ja 3 receiver'id näiteks on ju. Et see on üks asi, mis tead
võiks meeles pidada, sest et liidad 2 numbrit kokku ja lahutad 5 ja siis saad receiver'ite arvu. jah, ma tean, matemaatikat peab vahepeal tegema, aga see aitab nagu aru saada mängus küll natuke. Aga selles suhtes väga head 2 võitu on ja rünnemäng on hästi mängid, tundub, et hakkad identit ka leidma, kaitse mängis ka hästi, kui sa hoiad Viini teisel poolajal 3 punkti peale, see on väga-väga hästi. Ei no, kui sul on niimoodi, et viimased 3 poolaega punktid on 3-0 ja 0 nagu. Ja. Et noh, siis 6 veerandit, siis 6 veerandit on siis. Ja sorry, 6, jah, just. 6 veerandit, et see on nagu, see on väga-väga hea. Mitte nii hea kui me, aga küll me jõuame sinna. Natuke teine liiga ka, kelle vastu me mängime see kohati. Kui te ka Firenze vastu mängiks iga nädal, siis oleks ka lihtsam aina. aga Otsis lõpetas eile 4 catch'i, 93 jaardi, 1 touchdown, just vaatasin, sa oled ei olegi teatud sul ju, 35 liigas receiving yardides. Polegi kuule. Ära hakka üle. Ärme parem räägi sellest. Mis sellest, et pool tuli sellest ühel mängul, aga väga ilus 61 jaardine pomm oli seal, seda oli vinge näha. Kuule, muideks, ma olin ammu tahtnud küsida, mis kiiver sul on? Sa oled, I'm not gonna lie, you look kind of funny with that. Vice'is. Aga sul on Vice'is sama või? See kõige uuem või? Shout out Norman. Normani kiivriga. Normani oma või? Okay. Meeldib või? On mugav või? Meeldib väga. Kas see on õhuga või ilma õhuta? Ja ilma õhuta. Okei, siis see light helmet, vaata mis mul on, need on ka selle Vice'i baasil kunagi, ma ei tea, kas nad varastasid selle idee või mis iganes, neil on nagu samas, nad näevad sarnased välja, nad on natuke nagu astronaudi kiivrid välja, vaata. Aga need on räigelt mugavad, on ju? No ülimugav pluss on see, et Speedflexiga, mis mulle ei meeldinud, oli see, et see suurus kogu aeg muutus. Et kui oli palav ilm, siis sul on nagu kiiver hästi suur. Kui on külm ilm, siis see kiivri pähepanek on nagu ülivaevaline protsess. Plus siis ongi see, et nagu kui sa mängu alguses paned kiivri pähe, on norm ja siis sa mängid 1 veerandi ära ja siis sa pead hakkama uuesti õhku pumpama, sellepärast, et nagu kiiver on suuremaks läinud. Paisus siis, jah. Ja siis ja noh, kogu aeg nagu see Speedflex kuidagi nagu nagu mingi asi nagu loksus kogu aeg kuidagi. Okay. Ja siis proovisin esimest korda Vice'is ja siis sain aru, et nii peaks kiiver istuma, et sul ei ole mingit, et ei käi nõks, sammud, et vaata. Vaid, et kiiver püsibki peas, et sul on face mask kogu aeg täpselt ühes kohas ja kõik siuke värk, et nii on palli ka oli palju lihtsam jälgida. Ja eriti receiverina, kus sa pead seda tegema, vaata, et sul on tunduvalt lihtsam. Ja ma ei tea, reitingute järgi on tegelikult kõrgemad selle ohutusega, tasemega ka, et parem ohutus peaks ka olema. Jah, et ma ei tea, mul sellest swagist on nagu selles mõttes üsna poogen, et mul tähtsam on see, et ma annan palli normaalselt ja pea püsib tervena. Vaat see küll kõige eestlaslikum asi üldse öelda, sest et see on kõige mitte receiverilikum ja kõige eestlaslikum asi, mida öelda. Täpselt, nagu see on kõik anti-receiver, nagu praegu, mis sa ütlesid oma suust välja. Ei, pole hullu, sa paned neid, küll sul neid, ma tean, sul on küll neid bicepsi bände ja neid asju küll. Ei, neid mul on. No vaata, kuidagi sa pead ikkagi kompenseerima. Ja. No see on nagu päris elus, et kui sul ei ole ühte asja, siis sul on suur auto. Ja, me mõtlesime täpselt sama asja peale, kui sa alustasid seda lauset. Väga hea, me oleme samal lain. Aga üldiselt siis liigal, teil on üks nädal mängida veel. Ükski mäng otseselt ei loe mitte midagi. Firenze tahab ainukest võitu saada, nad on ikka veel kaotatud. Mängivad Viini vastu. Jah, ei sealt ei tule seda, eks nad lõpetavad 0-12, on ja. Mängivad Viini vastu vaesed mehed. Vaata, oleks siis see, et eelmine kord vaata kaotasid, mis nad kaotasid 59-0 või midagi. Midagi taas sellist, jah. Et et oleks siis see, et vaata, et siis nad mängisid kõik starter. Ei. Ja back-up quarterback. Viin mängis back-up mängu ühiga nagu. Terve mäng alguses saadiki, back-up quarterback oli välja nagu superstar nagu. Ei no selles mõttes ma imesta, kui nad annavad nagu reaalselt mingitele nendele põhireceiveritele ja Curry ei mängi näiteks ja siuksed asjad ja kõik siuksed asjad. Valmistuvad poolfinaali. Aga samas selles mõttes see, kuidas me ikkagi Londonile eile püksid maha tõmbasime, siis ma arvan, et Viinil on ka natukene rohkem siuke, et okei, et saab
võib-olla rohkem isegi keskenduda sellele, et kes meie nagu poolfinaalist välja tuleb, mitte niivõrd isegi London. Täpselt, ehk siis teil on üks regular season mäng jäänud, on ju, seal midagi otseselt muutuda ei saa, play-off'id on lukus, 4 meeskond saavad, Wien mängib siis London Warriorsiga ja te mängib Rhein Fire'iga, te olete Düsseldorfis on ju, Düsseldorf ja kus finaal on, kus see oli? Düsseldorfis. Ongi Düsseldorfis või? Okay. Jah, Düsseldorfi suurel väljakul. Ja Düsseldorf saab otse lennata ka Eestist, et see ei ole probleem, et kui tahate mängule minna või midagi sellist ja need piletid ei ole nii kallid ka, kui need ILF-i finaali omad olnud või siis poolfinaal samamoodi, et noh, Otil neil on paar üllatust veel jäänud see aasta alles, on ju, et tuleb ära küll, või noh, loodame, et tuleb, aga sellest me räägime siis täpsemalt järgmine nädal ka, kui me hakkame, teeme siis põhimõtteliselt siukse rahulikult 15-20 minutit räägime Oti poolfinaalist nagu NFL-i match-up'i preview'st vaata. Yeah. Et see saab vinge olema. Siis muidu mul siis rääkides backup quarterback'ist. Me skoorisime 9 touchdowni ja 61 punkti oma 3. ringi quarterbackiga, mitte isegi teisest ringi quarterbackiga. Et pole paha, aga me mängisime ka mingi Brownsburg Lionsi vastu, nii et noh. Aga siis minu kallis eelmise aasta tagavaramängujuht ei saanud siis oma asja lippama või? Ja meie terve kaitse gameplan oli ainult selle venna peatamine, sest neil ei ole mitte kedagi muud seal ründes ja ma arvan, et ta ei mänginud 3. veeranda keskes saadik ja neil ei ole backup quarterbacki, nad panid lihtsalt Ameerika receiver'i quarterbackiks ja jooksid triple option'it Triple option'it lihtsalt. Yeah. Et ma tean, aga see vend tegi ühe parem, kui ta release'ib oma highlight'id sellest hooajast, vend fake kneelis ja lüpsis minidi ära niimoodi, et paha hakkas nagu peale mängu. Lõpet ära fake kneelis või? Ei, aga see vist ei olnud mõeldud niilimiseks, aga igal juhul tal oli nagu põlv mingi millimeetritega maast ja siis spinnis out'i sellest nagu minidi oli lihtsalt nagu täiesti mööda läks. Et poiss sai ühe highlight'i sealt mängust, aga ega seal muud ei olnud. Oota, aga niilis või slaidis? Slaidis, sorry. Okay. Nagu nägi välja, et ta tahaks nagu slaidida, aga siis ta nagu poole slaidima. Nagu oota, kes see tegi seda? Kenny Pickett? Jah, täpselt tegigi seda. Et see oli väga nasty, ma ei hakka valetama. Fake slide oli väga nasty. Ja vist NCAA vist keeles ära selle nüüd ju. Ja, seda ei tohi teha enam. Et see on veits siuke sneaky. Aga jah, me mängisime päris hästi. Me sainisime ka endale siis backup quarterbacki nüüd. Või noh, lähme tagasi selles mängus, mis me Ameerika quarterbacki polnud, sest ta oli siis flagi maailmameistrivõistlustel Düsseldorfis, kus siis ta on siis Sveitsi mängujuht ja siis grupi stage'is tal oli kõige rohkem passing touchdown'e ka, et ta mängis väga hästi, aga noh, Sveitsil kaitses oli veits probleem, et noh, seal on ameeriklaste ja itaallaste ja nende vastu, sakslaste vastu on ikka keeruline kohati, et seal on talendi vahe ja tuleb välja küll, aga ja me sainisime siis ka nädala alguses Tyrell Bigrom, jah, vist Tyrell on ikka esimene vist jah, kes oli meie põhikvarterback. Aaron Dexi. Ja ma tean, siis ma kutsun teda Tykes, vaata, see on sama nagu X oli, vaata, mul mõnikord võttes tükk aega, mis ta päris nimi oli? Xavier, mida X, vaata. Aga me tõime siis tagasi oma backup quarterback, kes ameeriklase, kes oli siis eelmise aasta alguses meie põhi quarterback, kelle oli päris head ootused, sest ta nägi ka väga hea välja, aga siis eelmine aasta esimeses mängus mäletate, me rääkisime Kiili vastu, täiesti lambises kohas lõhkus oma ACL-i ära jälle. Kui me eksime vist 4. korda, aga mitte sama põlv, aga tal ikka neid ACL-i läinud ja nüüd ta on siis tagasi, aga nüüd ta on ainult backup nagu emergency situatsiooniks, sest et ta ei ole 100% tagasi ka tegelikult, noh, ta liikumised saab näha, et see, kui sul on mingi tal on vähemalt 2 põlve oppi selles põlves olnud ja et sa näed ära, et nagu ikkagi natuke, et ta ikkagi pigem lonkab seda poolt, vaata, et aga noh, back-up'iks ta on idekas, et see siin 8 kuuks tuua potentsiaalselt, et sest et noh, Bay Harvey, kes on siis meie põhikooterback nüüd, kes mängis siis ühe mängu on mänginud meie eest, kuna ta ei ole ameeriklane, vaata, siis kui ta väljakul, me saame 2 Ameerika receiverit väljakul panna, et ilmselgelt meie terve rünne on tema ümber ehitatud, on ju, aga üldiselt siis noh, viimase 2 nädalaga me võitsime 2 nädalat tagasi Düsseldorfi, olime ka Düsseldorfis, palju me Düsseldorfi mainime, see on söge, järgmine episood saab veel rohkem mainida, aga Panthersit võitsime 49-0 ja siis see nädal võitsime Brownsburg Lionsit 61-0.
Panthers peaks minema viimase meeskonnana play-off'i põhjast, et neil on päris head võimalused praegu, aga Braunschweigil on väga reaalne võimalus, et nad üldse kukuvad GFL ühest välja nüüd, et siin on viimase 2 nädalat päris huvitav vaadata, mis saab täpselt, kes kuidas mängib, on ju. Aga üks nende kahe mängu peale kokkuvõtteks kaitse on, jah, taseme vahe on nii suur, meil lihtsalt talenti rohkem ja kaitses, me teeme oma ära ja meil on skeem on mega lihtne praegu, me ei tee absurdid, mingi kuradi, võib-olla mingi 6-8 play'd kokku ainult, tavaliselt meil on mingi 15-20, aga pole mõtet midagi keerulist panna sinna game dave'i peale ka, aga ründes me jooksime 2 nädalat tagasi jooksime 249 jaardi, eelmine mäng jooksime 380 jaardi. Crispil on olnud 2 nädalaga pea 400 jaardi rushingut, et meie noor Saksa running back ja eelmine mäng ta oli 243 jaardi, 4 touchdowni. Mängu esimene play oli 78 jaardine jooks ja poiss oli nii üllatunud, et see nii lihtne oli, et ta väsis, ta püüti kinni 10 jaardi peal, vaata. Ameeriklane püütis kinni. Hoogiti. Vennal oli rihm nii maast peale seda, pärast teisel veerandajal ta jooksis 80 jaardise koju ära, et see siis kinni püütud, et siis oli valmis. Ridiimis ennast. Lunastas. Jah, et selles suhtes rünne on päris hea, et nüüd kui Bay mängis ka see Düsseldorfi vastu, kus me võitsime 49-0, Bay mängis väga hästi, paremini kui X ausalt öeldes, visked on nagu see ja kuidas suudab vertikaalselt palli liigutada on väga hea. Meie uus Ameerika receiver Keyshawn Smith, kes siis SMU's ja Miami's oli, on väga kiire vend, ei ole just kõige teravam pliiats pinaalis, aga anna talle pall kätte on päris elusive ja punt return. No nii need Florida vennad on. Jah, me oleme aru saanud ka sellest, et need Florida omad ei ole just kõige teravavad pliiatsid seal taskus. Ei, nad ei ole teravad, aga nad seest on füüsiliselt väga teravad. Füüsiliselt on väga teravad, see kiirus on teissugune. Et see, kui nad viskavad bubble screen'i talle minu poole, siis ma üritan oma Saaremaa jalgu liigutada sinna poole ja siis sa saad aru kohe kartuli vagude vahel või kusagil kalapaadis karastunud jalgadega talle siis sinna järele joosta. Siis sa saad aru, et nagu there's a levels to that shit, you know. Nagu selles suhtes on päris okei. Aga nüüd ongi huvitav, meil on 2 mängu jäänud, ma kohe räägin täpselt ka mis mängudest, aga see need mängudes ei olene mitte midagi, sest et praegu on üldseis terves liigas on niimoodi, et Dresden võitis eile Hildesheimi, sest Dresden kindlustas endale Põhjakonverentsi tiitli esimest korda aastast 2021. Sellise esimest korda, jah, viimased 4 oleme me võitnud kõik, aga nüüd nad siis võitsid, kuna omavahelise mängu Dresden suutis meid võitis 24-22 siin juuni keskel, et sellest rääkisime ka pikalt, et sellest 40-kraadises kuumuses nad võitsid. See pole teha midagi, mängisid hästi sellel päeval ja nad võitsid, aga me kindlustasime ka selle mänguga teise asetuse play-offiks, Hildesheim kindlustas 3. asetuse ja Düsseldorf on väga lähedal kindlustamas 4. asetust Põhjakonverentsis siis play-offiks, ehk siis viimane meeskond, kes saab, neil on 2 väga lihtsat mängu, nad mängivad siis lõuna konverentsi 2 kõige halvema meeskonnaga põhimõtteliselt. Kas nüüd on hot take on see, et Potsdam on ära kukkunud? Jah, me oleme täiesti jokimas praegu. Nad on ära kukkunud. Seal on see asi, et me oleme väga sarnane selle meeskonnaga, mis me olime 24 aastal, me oleme rohkem mercenaries kui meeskond. Meil on talenti nii palju, aga kui sul on talenti, siis sul on alati egosi vaata, ja seda väga-väga raske koos hoida kohati. Et siin on olnud hooaja jooksul, me oleme rääkinud ka siin, et siin on ikkagi probleem olnud poistega lihtsalt just mänguajad ja siuksed, sest meil on igal positsioonil on impordid istuvad pingil. Nagu, sest et nii palju vendi, ma pole ühtegi mängu alustanud see aasta ja ma ei alusta ka, sest ma pole isegi veel rääkinud, aga ma ei mängi ka arvates toa lõpuni, et nagu play-offiks peaks Play-offiks peaks okei, võib-olla järgmine nädal. Ehk siis enne Düsseldorfi mängu, ma ütlesin, ma olen öelnud, et nagu meie trennid on nagu räigelt competitorid ja meie tight end lõi mu AC jointi puruks. Et what you gonna do? Trennist siis kolmapäeval. Ain't no way. Jah, et siis mul on see, siin on natuke tiib üleval, ehk siis see rangluu vist on see või? Jah, rangluu, jah. Collarbone, ehk siis see ühenduskoht, mis ühendab selle rangluu siia õla külge, siis see joint on poolenisti rebestatud ja siis aga nagu mingi play väliselt lõi või? Ei ole, ja lihtsalt välja sideline'is, you fucking suck ja sulle ei ole. Ei, ma mõtlesin seda, et nagu play oli nagu läbi juba ja siis... Ei ole, split zone'i jooksid.
no palun väga. ja ma tean. Palun väga. Küsige veel, miks ma ei taha split zone'i joosta. Ta sai täpselt mu õlaku selle kaitsema alla. Ta lõi täpselt siia õla sisse, üles poole nõnda pidi, vaata. Ja mu vanasti oli väga palju lihtsam nende tight endiga. Meil oli omavahel deal nagu I know you could kill me, I know I could kill you. So don't kill each other in practice. Aga see väike türapea ei ole aru saanud sellest, ütleme nii. Aga siis ma lõpetasin trenni ära. Kui te olete kunagi Stingerit või kaelavigastust saanud, see on see moment, kui sa korra ei tunne oma kätt, vaata. Nagu ma ei tundnud mingi 5 sekundit oma kätt. Nagu näppu otsast kõik oli nagu, ma mõtlesin, what the fuck. Ja siis natuke raputad ja tuleb tagasi vaikselt ja siis järgmine play on vaja joosta ja siis oligi see tiimperiood oli läbi. Siis lähed sa ketsed fysio juures ära, need testi on ühendatud vähemalt on, pole hullu, siis on okei. Me tegime trenni lõpuni, siis trenni lõpus. Mul oli üks võimalus, kus ta oli minu poolel, vaata. Ja nagu ma teadsin, et see oli scout-tiim ka, vaata, kus nad jooksevad scout-rünnet, siis ma tean, et see jookseb teisele poole, et ta peab mind blokkima siin. Mul oli jumala pohh, ma lihtsalt pea eest talle vennale sisse lihtsalt nagu, ma drive'isin ta rahulikult meie backup quarterbacki sülle, see on nagu fuck you nagu. Aga what you gonna do, mis sa teed, see on ikka juhtub, see on nüüd see näide Ameerika jalgpalli vigastustest, vaata. Et nagu see ei ole mitte mingisugune nagu süke, teistes sportidesse siuksed vigastusi tihti peale ei saa. Hokis on see hästi tavaline vigastus, sest nad lammutavad ka selle õlgadega nii palju, vaata. Aga siis mul jäi Düsseldorf vahele, siis mul jäi eelmine nädal Braunschweig vahele. Suure tõenäosusega ma see nädal ka ei mängi Kiili vastu, aga Müncheni vastu viimane regular season game võib-olla mängin. Et see oleneb natukene. Ma mängiks praegu juba, aga füsiood ja treenerid ei luba mul mängida, aga what you gonna do? Et siis... Huvitav, kui paljud Ravensi mängijad lähevad peale hooaega Cowboysi eest mängima? Ma ei tea. Miks? Mis sa arvad? Ravens vajub ära või? Ei, Ravensil saab hooaeg läbi lihtsalt. Selles mõttes. 2 nädala pärast. Me ei ole sellest aru saanud. Teoreetiliselt saavad teie vastu mängida. Teoreetiliselt saaks, aga nad peavad olema siis pre-signitud, vaata, sest GFL-is oli see 31 juuli oli see deadline, mille sa saad mängijaid lisad okay. Aga sa oleks võinud vabalt teha seda, tõesti. Et nagu näiteks Forsheim, kes on siis praegu Wild Dogs, kellest me oleme siin naljaga rääkinud juba 2 aastat aina. Nad said väga palju search'i mängida endale, nad pidid hooaja alguses nägid väga head välja ja me mängime nende vastu, suure tõenäosusega play-off esimene round on, me mängime nende vastu. Siis see saab olema küll huvitav, et ma arvan, neil on keegi sainitud niimoodi, sest miks mitte vaata. Sest nad ju sama piirkonna mängida, aga vaat nüüd ongi see, et nendel liigadel ei ole omavahelist agreementi, sa saad teha seda, seal ei ole mitte mingit asja, mis keelab sul teha seda, aga ma ei teagi, vaata, kas see on see good will'i situatsioon või mis iganes, vaata, ma ei kujuta ette, sest et 2 aastat tagasi me sainisime, Saver oli tegelikult juba lahti lastud selleks hetkeks, ehk siis me sainisime Praha põhi quarterbacki play-offiks endale back-up'iks, vaata. Aga selleks ajaks ta vist lasti juba Prahast ametlikult lahti, kui me eksi. Ta mängid väga hästi. Et see on hea point küll kusjuures, aga sellest me saame siin rääkida 2 nädala pärast ka, sest et siis me näeme ära, kellega mängime. Sest et nüüd, play-offiks Põhjakonverentsis on põhimõtteliselt kõik paigas, Lõunakonverentsis Schwäbischil on number 1 asetus, nüüd Razorbacks ja Wild Dogs on siis 2. ja 3. asetus hetkel, aga siin on väike võimalus, et Wild Dogsil, ta on natuke õnne vaja, aga Wild Dogs võib saada 2. asetuseks, ehk siis esimese raundi saab kodus mängida, aga suure tõenäosusega ikkagi Ravensburg jääb 2, sest need need meeskonnad, kellega peab Ravensburg mängima, ei ole nii keerulised. Ja München jääb 4. ehk siis suure tõenäosusega esimeses raundis me mängime kodus siis Forsheimi vastu. Lahe, sest ma ei ole kunagi mänginud enda vastu, et siis saab mängida meeskonna vastu, kelle vastu pole kunagi mängida. Et selleks ajaks ma olen ise terve ka, et see ei ole üldse probleem. Aga... oled ikkagi terve? Et nagu sa ikkagi saad mängida siis? Jah, nagu saan, regular seasoni lõpuni. Okei, ma mõtlesin, et sul on täiesti nagu... Ei, ma nii kaput veel ei ole, siis kui see läks, siis peatreener kirjutas mulle, ma olin 4 päeval, mul reede õhtul oli MRI, ehk siis poisid läksid Düsseldorfi, ma läksin rongiga laupäeval järgi. Päris mugav on, fucking see on rongiga kiiremini kui bussiga. Aga siis peatreener kirjutas mulle kohe, kui hull see oli, sa oled MRI pealt näed kohe ära, et puruks ta ei ole vaata. Et siis ei ole hullu. Et ma päris surnud ei ole, aga saab hakkama. Okay. Et see ei ole üldse nii hull, jah. Et suures pildis GFL-is tuleb ka päris huvitav, sest et nüüd me peame kindlad, kui me tahame minna bowlile, me peame 2. raundis minema Schwäbischili. Kui mingi ime läbi Schwäbischili kaota esimeses raundis, aga nad ei tohiks. Mis saab olema sellest, eks me räägime ka sellest, siin mõnes episoodis, sest see juhtub septembrikuus, sest
Schwäbisch Hallis on, sa pole kunagi käinud, on ju, aga kui sa kunagi oled seal Pärgus, seal lõunas kuskil, see Schwäbisch on väga väike linn, aga kui sa kunagi satud sinna kanti, hüppa läbi. See on üks lahedamaid staadioneid minu meelest nagu Ameerika jalgpalli, see oli Ameerika jalgpalli jaoks loodud staadion, et see on nagu väga-väga vinge pisikene linnake ja vinge koht, kus vaadata Ameerika footi. Et see saab olema vinge, kui me jõuame nii kauge. Peaks jõudma. Aga siis mul on järgmise 2 mängu, ma mängime siis Kiel Hurricanesiga ja me mängime siis München Cowboysiga ja meil midagi kaalul pole, aga ma eile guugeldasin, sest et meil on praegu siis, me on 3 mängu järjest kaitses hoidnud 0 peal vastast, on ju. Siis on 2 potentsiaalset mängu tulevad veel, on ju. All time record on 4,6 punkti mängust kaitses. Et siis me ei jõua sinna, me oleme 7,9 praegu. Nagu see on natukene palju, aga sellegi poolest me üritame siis minu aja kõige parema kaitse siis statistiliselt kokku panna see aasta, et meil on kutte nii palju, et meil ei ole, isegi kui me põhivendi mingil määral puhkame siin viimased 2 nädalat, siis meil on piisavalt häid vendi siin meeskonnas, eriti kaitses, et ei tohiks probleemi olla. Sul on siis see nädal, mis mäng, kellega sa mängid see nädal? Berliin, tule vaatama. Ma ei saa, me samale mängida. Jaa, ma tean, jah. Sa mängid laupäeval, on ju? Laupäeval, jah. Ja ma oleks tundnud küll, sa mängid mis kellast? 3, Eesti järgi 4. Ja Eesti järgi 4, ehk siis mul on tunn aega hiljem mäng. Pole ebo, ma jõuan alguses tulla vaata. Ma niikuinii ise mängi vaata. Savi. Ei, aga for real. See on väga sitt staadion, ma käisin seal vaatamas ju. No ma olen ka aru saanud, et seal on reaalselt pandud lihtsalt lauad sinna kõrvale nagu pinkidega ja siis sa vaatad kusagilt sealt pluss, seal on see kuradi kergejõustiku tartaan ümber. Jop. Ja see on nagu ekstra kaugel. Ma ei saa aru, miks nad tartaani peale ei pane lihtsalt neid laudu. Ja küsimus, me tahtsime minna lähemale ja siis turvamees tuli, you can't be here, minna ära. Et see oli, see huvitav. Ja muidu, tead, mis juhtus seal, kui ma käisin vaatamas seal ju see London Warriorsi ja selle Berliini mängu, siis ma leidsin eestlase sealt ju. Leidsid või? Joo, täitsa suvaline eestlane istus seal, istusid laua taga, vaat, istusid meie kõrval lauas, mingi startupis töötavad. Ja inglis keeles rääkisid ka poole silmaga, poole kõrvaga kuulsin nagu Estonian ja siis keerasin ringi. Which one is Estonian here? Ja siis leidsin mingi eestlase. Berliinis elab ja pikalt ja siis kogemata tulid mingi, vaata mingit Ameerika palli. Selles suhtes oli päris mingi. Mida asja? Oli kõva ju. Ja, aga et sa olid esimest korda Ameerika algat vaadata nii, et aga asi seegi vaata. No numbri või midagi võtsid, et siis saab vähemalt ühe Eesti fänni nagu. Ta pidi mulle kirjutama iseenesest. Ma ütlesin, et kui sa tahad Potsdamisse tulla, sa tasuta pileteid või midagi, siis võid kirjutada, aga pole kirjutada, eestlane vaata. Eestlased on vähem tagasihoidlikud. Ta kardab kirjutada ilmselt. Ja, ei, aga kui sa oled mängul, siis karju. Eestlased korra või midagi, ütle eesti keeles midagi, vaata. No, kui ikkagi V-tähega sõna tropid, siis on kindel, et sommid ja eestlased ühendage. Või siis ütles, et V-tähega sõna, vaata, see on siis rohkem eestlased saavad aru. Jah, just. Et see on nali, vaata, kui sa vaatad mingid miime või riile, vaata, kus eestlased või soomlased karjuvad, eriti kui neid roppusi sõnu, siis kui sa V-tähega sõnu, siis sa tead, et sommid, kui T-tähega on eestlased, vaata, sest nendega saab kenasti aru. Kena erinevus on ju. Siis see T-tähega sõna tähendab norra keeles ka midagi väga roppu, nii et või mitte roppu, aga siuke huvitav asi, mis täna sain teada oma norrakate käest. Aga jah, te mängite siis Berliinis, siis Berliini Tanderi vastu. Berliin kindlasti tahab tulla ja võita ikkagi, sest neil on võimalus ju lõpetatud 500 peal tegelikult ju 5 võiduga ja 5 kaotusi, kui ma eksi on ju. Jah, 6-6 on võimalus lõpetada on ju, mis ei ole kõige halvem asi. Ja siis järgmine ma arvan, me räägime siis poolfinaalist ja mõlemast poolfinaalist ja siis vaatame, kuidas Otil, ma ei tea, Ott võib siin 2 touchdowni veel püüda, siis on sama nagu eelmine aasta, vaata. No mine tea, miks iga asi omal ajal on ju. Aga okei, Koit, kuule, praegu saime ülevaate tehtud, et siin järgmised 2 nädalat on mits. Järgmine nädal on väga huvitav sinu jaoks ja siis mingi aeg lähevad minu play-offid ka huvitavaks, aga need septembri keskpaigas lähevad. Aga Ott, thanks tulemast ja näeme siis järgmine nädal. Aitäh, näeme järgmine nädal. Okei, tšau. Tšau.